Tervitus kõigile! Täna mul on teiega jagada üks selline kogemus ja see puudutab püramiidskeeme. Aitäh teile 2 imearmsale inimesele, kes kutsusid mind ühele esitlusele ja see oli siis meil arvuti teel. Ja see pani mind mõtlema tohutult palju selle üle. Saate muuseas ka kaasa rääkida nüüd minuga. Kaasa kommenteerida siis kommentaarides, et kes on kokku puutunud püramiidskeemidega ja kui hästi ja halvasti teil on siis läinud, ütleme niimoodi, ja kes on tegelikult siiamaani näiteks seotud sellega ja väga hästi lähebki. Ja tahtsin veidikene puudutada sellist asja, et just sellest paar päeva tagasi olevast vestlusest ma olen väga tänulik neile inimestele, seepärast et siit tuli just see mõte ja see teema, mida ma teiega nüüd jagan, et püramiidskeemis, millest ma olen nüüd numeroloogina aru saanud, et sinna sobivad teatud inimesed, kes täidavad käskusid, ütleksin niimoodi. Täiesti nüüd filosofeerin seda nagu numeroloogia baasil. Ehk siis, kui te nüüd mõtlete sellise peale, kui sa oled näiteks sündinud 1. päeval või 10. päeval või 19. või 28, siis sellised inimesed on hästi iseteadlikud, iseseisvad. Ja ma olen sellised nagu läbi seinte minevad, et kui nüüd selline inimene satub nüüd püramiidskeemi, ta võib mingi teatud aeg seda teha, aga tal hakkab seesmine rahutus ja üsna pea ta hakkab ise mingisuguse skeemi välja nuputama. Ehk siis ütleme siis, kui kokku liita see 19 ja 28, siis kokku teeb kõik ühe, eks ju, et siis sellised inimesed on tegelikult mõeldud ise olema juhid. Ütleme, kui püramiidskeemist nüüd rääkida, siis arvatavasti need, kes selle püramiidskeemi välja mõelnud, ongi sündinud just nendel päevadel. Ja sellised inimesed, keda ma nüüd mõtlesin püramiidskeemi puhul, et kes sinna kõige rohkem nagu alla kirjutaksid, oleksid näiteks number 2 on väga head käsutäitjad, number 6 arvatavasti võib olla. Eks mida ma 6 all ja 2 all mõtlen, 2 on siis see, kes on sündinud 2. päeval, 20., 11. ja 29, kuigi nendel kõikidel päevadel veel vaata puhas 2 on 2, kui ta on juba 29, siis seal on natukene väikseid nüansse juba juures. Ehk siis 2 + 9 on 11, 1 + 1 on 2, eks ju, niimoodi need numbrid tulevad. Ja number 6 samamoodi võib alluda arvatavasti sellele väga kiiresti. Aga ka number 9, nii nagu ma ütlesin, aga number 9 on ka selline, et siis kui ta saab mingi aeg aru, et tal ei toimi see värk, siis 9 on tegelikult väga vaimsed inimesed. Ja nad võivad küll just liikuda selles suhtes kas vaimsusesse või materiaalsusesse. Aga mida ma tahan tegelikult selle kõigega öelda, et ma võin kõikidest numbritest rääkida ja kui ma nüüd sinu numbrit ei puudutanud siin, siis sa võid kommentaaridesse lisada, et sinu numbrit ei olnud. Number 7 veel rääkida, number 7 ja number 5, nad on üsna sarnased tegelikult. Enne kui nad püramiidskeemi lähevad, sisenevad, siis nad peavad saama teada, mis on selle point, selle iva, kuidas sealt nagu konkreetselt edasi saab areneda, sellepärast et number 5, 7, nüüd ütleme ka 8 tegelikult on sellised, kes tahavad aru saada pointist, aru saada raha mõttest, kuidas see läheb. Ja nad on hästi sellised iseseisvad ja hästi, kuidas ma ütlen, väga hea potentsiaal on neil väga kiiresti edasi jõuda. Eriti siis number 7, seepärast et 7 võib teha täielikult selliseid suuri kvanthüppeid. Et 8 on selline, kes jääb võib-olla liiga palju ühte punkti natukene stoppama ja targutama, et ta nagu ei saa aru, miks see on nii ja otsib pigem rohkem selliseid vigu, aga ütleme siis 7 ja 5 sellised, need võivad nagu vapsi tulle minna ja maksta seal suured portsud rahadki ära. Et ise oma elus siis, ma 47 aastane olen üsna mõneski püramiidskeemis kahjuks olnud, et kahjuks ütlengi sellepärast, et minu sünnipäev ongi 7, ütleme siis niimoodi. Ta ei ole 7, aga sealt tuleb välja nagu 7. Mina olengi selline, ma nagu kohe hüppan tulle, kohe näen mingisugust, et kohe nüüd siin ja praegu vaata üldse mõtlemata selle peale, et mis see nagu laiemast perspektiivis toob, et kui palju sinna peab tegelikult aega ja raha ja kõike muud nagu investeerima. Ma ei räägi nüüd ühes konkreetses, seepärast et ma olen ise olnud osalenud mitmes püramiidskeemis ja nüüd ma saan aru tegelikult pointist üleüldse nüüd, kui ma numeroloogiaga tegelen, siis tead, kallis inimene, kallis sina, kes sa vaatad seda, siis see, mida mina soovitan soojalt, on uurida sinu missioon.
kes sa üldse oled, miks sa siia oled tulnud, mis on sinu roll siin maapalli peal. Et kas seal küll see minu kogemusest, mida ma nüüd analüüsinud inimesi, ei tule küll välja see asi, et sa oled püramiidskeemi nagu jaoks nagu välja mõeldud, vaata, sellist asja nüüd konkreetselt ei tule. Aga üsna tihti tulevad sellised asjad välja, et kas sa oled üleüldse selliste võimetega, saad aru, et sa pead nagu viima ja tegema ja mitte viima selles suhtes viima, aga viima nagu inimese enda järgi ehk siis juhina nagu olema. Et üsna paljuski meil lihtsalt lähebki kõrv lonti ja teeme nii, nagu teised käsivad ja siis tekivad meil mingisugused haigused ja arusaamatud mingid jamad oma suhetes ja üleüldse kõik on selline pussakäära, ütleme niimoodi, selline ei saa aru nagu, mis toimub. Ühed ja samad negatiivsed sündmused meie elus korduvad, et see on kõik märk sellest, et sa ei tee lihtsalt õiget asja. Ja, et see, mida ma tahan teile südame peale panna ja sinule, kes sa seda kuulad, ja samas, kui sul tundub, et see kõnetab veel kedagi, kes on nüüd just kuskile püramiidskeemi sisse astunud ja maksnud mingid rahad lootuses, et ta saab kunagi väga rikkaks. Et kas see on üldse sinu missioon, kas see on sinu kutsumus ja soovitan hästi lihtsaid variante selles suhtes, et on olemas internetis igasugused elutee valemid ja eluteed ja muidugi minul on selline rühm olemas Facebookis, numbrite keel, seal on väga palju informatsiooni, kus sa saad juba iseendale arutada välja mingisuguseid valemeid ja küsida seal juurde ja on Instagramis ja TikTokis, kus saab igasugust informatsiooni ja peatselt ka kodulehekülje pealt. Ja muidugi saad kommenteerida siia ja küsida konkreetselt. Aitan võimalusel ja kirjutada meili numbritekeel@gmail.com ja küsida selle kaudu, et mis on sinu missioon. Mina lahendan seda veidi teistmoodi, kui on seda netis kättesaadaval. Ehk siis mina näen oma analüüsides 3 numbrit, et kes sa oled, mis on sinu missioon siis jah, et selles suhtes, kes sa oled, mida sa pead tegema ja kuidas sa pead tegema. Vot. Ja eelkõige see, et ma näen hästi palju ka selles suhtes ära, et kui sa oled sündinud seal näiteks 16. päeval või 13. päeval, kas 20. päeval või 11. päeval või 17 või number 9 või mida iganes 18, siis sealt näeb juba nii hästi need asjad välja, kas sa üldse selleks oled nagu loodud. Et kallid inimesed, ma lihtsalt väga-väga panen südame peale teile kõigile, et palun uurige, saage tuttavaks iseendaga ja kuulake pigem iseennast, mitte seda, mis nagu üldsus teile propageerib ja selliseid hirmusid toodab, et lihtsalt kuulake oma sisetunnet, nagu väga-väga tahan teile südamele panna. Jah, väga ilusat päeva ja kommenteerige siia, kui tekkis küsimusi, jagage oma sõpradega, kui tahate seda jagada ja ma muidugi ei alahinda mitte ühtegi püramiidskeemi, et kõik me teeme midagi ja kõik me üritame midagi ja suur au ja kiitus nendele, kes teevad ja kõikidele ettevõtjatele, et suur sügav kummardus kõigile. Ja, aga peatse kohtumiseni siin YouTube'i kanalil. Tšau, tšau!